Tervist! Vedatar Aleksis Varnum on kirjutanud ühe ülihea teksti sulle eesti keele õppimiseks ja selleks, et sul oleks väike lihtne teejuht, selleks, et sul oleks parem. Sellele tekstile panin mina ise nime, sageduse tõusmine ja tõstmine. Ja see tekst on mul kahest erinevast Aleksise kirjatööst kokku pandud. Tema juures annab tunda kiirustamine, mis teeb mulle palju rõõmu. Mida rohkem parandada, seda rohkem õpetada. Ka seda, et sina ju ometi ei kiirusta ja nopid ise sigrimigrid oma tekstide seest välja, enne kui läheb hindajate heatahtliku silma ette su töö. Niisiis sageduse tõusmine ja tõstmine hõlmab pealkirjas kaht erinevat sugulassõna. Tõusmine toimub siis, kui asi juhtub ise. Istud rongis, rong sõidab, ei ole tähtis, kas oled sõidusuunas selja või näoga, kas oled esimeses või viimases vagunis, sagedus tõuseb. Tõstmine võrreldes tõusmisega on aktiivne tegusõna, siis sina teadlikult tõstad. Selle paberi vabale pinnale kirjutad sa oma igapäevastest praktikatest. Kuidas toimid õhtul enne tuttu minekut sina, nii et sagedused tõuseksid ja uni oleks hea? Kuidas toimid hommikul ärgates sina? Mina toimin eesti keele õpetajana. Ka see tõstab sagedust, sest sagedus tõuseb, kui tekst, mille abil töötame, on kõrge, helge ja selge. Üha rohkem inimesi üle maailma teatab, mitte siis teatavad, vaid teatab. Meil on siin tegemist sisulise mitmusega, vormilises ainsuses. Rohkem inimesi, nagu sa näed, teatab, et nad tunnetavad. Kui me üldse kasutame siin jutumärke, siis tingimata algavad eesti keeles jutumärgid alt. Kosmilisi energiaid muidugi tunnetame. Kui need sündmused toimuvad varahommikul, teatavad mõned inimesed ärkamisest vahetult enne neid, ehk siis sündmusi või nende ilmnemisel. Kogu aeg on kuuloomine täiskuu portaal, siis magnettorm, neid kosmilisi sündmusi sul kindla peale on. Toimuvad füsioloogilised, emotsionaalsed. Asendame sõna või sõnaga ja. Mentaalsed aktivatsioonid, kuna inimene on tervik, siis toimuvad need asjad tervikuna korraga. Pauh-põmaki. Mõned inimesed ei tunne midagi ebatavalist, kuid päeva jooksul veerevad äkki ilma nähtava põhjuseta. Me lisame sõna meist.
Ühest küljest toob see teksti meie poole pöörduvaks ja teisest küljest, kui meist üle veereb, on asi selgem. Väsimuse lained kirjutame ühtlasi kokku. Muidu võib juhtuda tagurpidi seos, üleväsimuse lained. See juhtub ka. Ehk siis meist üle väsimuse lained, üks sõna, või toimub järsk tõuge või sisemine vibratsioon, imelik kipitus, lisame sõna koos kõrvade helisemisega. See sibelemine ja elektritunne on sul tõenäoliselt mul ka kogu kehas ja kõrvade helisemine on imeilus sõna tinnituse kohta, kõrvade vilistamise kohta. Selle me võtame, kui on ilusasti öeldud, on kergem taluda. Noor kuu saabub neljapäeval. Täna. Shabbat shalom. Selle aspekt võib provotseerida sügavalt hoitud saladuste paljastamist ja üle. Nii siis, mis meil on siin nüüd juhtunud maailma koguka? Me sõnastame asja korda. Lihtsalt. Ülemaailmse kogukonna. Palju parem. Ülemaailmse kogukonna nõudmisi ja ühtlasi paneme siia vahele sõna näiteks süüdlase ehk siis selle, kes paljastati. Siis on selge, mida see ülemaailmne kogukond nõuab süüdlase vastutusele võtmiseks. Sõjad, mis juba toimuvad erinevates maailma osades, sest pealause on sõjad võivad taas muutuda hävitavaks, siia vahele saabus põimlausele omane kiil ja kiilu järel olev koma on mis tahes sõna ees. Nii on. See loomulikult tugevdab vajadust puhastava sageduse järele selles sfääris. Emotsioonid teravnevad nagu tavaliselt noorkuu ja täiskuu ajal juhtub. Seejärel, kui meie kuu liigub skorpioni veeelemendist, ongi 3 eed kõrvuti ilma sidekriipsuta. Kui oled natukene anarhist, paned sidekriipsu ka. Nii siis veeelemendist amburi kindlasti pidas kirjutaja silmas tuleelementi, ei mitte tuule, nii siis tuleelementi 1 U-ga. Me asendame sõna ka sama tähendusega sõnaga samuti. Sest ka võib tähendada ka neljapäeval, ka reedel, iga päev. Aga samuti võtab asja kindlalt ühte kohta, samuti neljapäeval. Kui kuu liigub veeelemendi märgist, tuleelemendi üks sõna, seda niikuinii ja 1 U. Tuleelemendi märki, koma. Lisame sõna siis, tuleelemendi märki, koma, siis võib tekkida tunne, et oled ülekoormatud isiklike, kohalike, riiklike või globaalsete asjaoludega. See on juba mitmes päev, aitäh. Ja selle tagajärel tunne, et upud probleemidesse. Tõmbame üldse jutumärgid maha. Kui upume, siis upume ilma irooniata, kujundita, jutumärkideta. Nii on. Võivad tekkida veeprobleemid nagu torude lõhkemine, tänan ei. Kodumasinate probleemid, näiteks pesumasinad. Mürgised järved on järsku täiesti
teine vorm. Mürgised järved ei teki, nad mürgitatakse ja nii me kirjutamegi. Mürgitatakse järved või, ja et ei mürgitataks probleeme laevadega merel, lisame sõna tekivad ühe K-ga. Mürgitatakse järved või tekivad probleemid laevadega merel. Sel ajal tuleks olla eriti ettevaatlik suurtes gruppides, kohtumistel, kontsertidel, avalik kell, käänasime, avalikel üritustel, äriasjade ajamisel ja nii edasi. Inimesed, kes tunnevad viha mingil põhjusel, võivad käituda agressiivselt ja nende viha võib olla seotud millegagi kaugest minevikust. Kuidas end kaitsta? Küsimärk. Ja siit tuleb vastus. Me oleme juba saabuvas noor kuu väikese tähega. Kindlasti väikese tähega on noor kuu portaalis. Need kes on teadvuse arendamise protsessis, peavad jääma kindlalt juurdunuks valguse allikasse, mis rahustab, tervendab ja kaitseb meid, samal ajal kui me tungime läbi planeedi kaose. Mida peab valguse veedatar silmas, kui sa oled väga suures hädas? Üks värk on see, et sa kipud vanduma, ropendama ka, vanduma, kuradid lendavad, tead küll. Ja kui sa oled veel suuremas hädas, siis oled sa literally sõna otseses mõttes valmis müüma oma hinge ükskõik kellele. Seda on teadnud meie rahvas ammu. Sest meie rahvajuttudes minnakse südaööl 7 tee risti ja ohverdatakse kuradile, kes tuleb kohtingule, ohverdatakse 3 veretilka, siis meil tehakse oma verehinnaga kratt, kes toob meile rikkused kokku ja nagu Rain Rannu Californias loodud filmis, kui tööd ei anna, teeb sinust pitsa. Nii et selline krattide vere ohverdamise asi on põlvest põlve rahvale tuttav, ka ilma ohvreid toomata võib inimene eksida sugugi mitte valgete vägede käest abi küsima ja vastu võtma. Maailm on praegu selliseid näiteid täis, juurde neid vaja ei ole. Nagu lennusaatjad ütlevad, enne õhku tõusmist või maandumist teatud kohas. Pärast koolonit jutumärgid algavad, sest see on lennusaatjate otsekõne. Viige suure tähega oma toolid püstisesse asendisse, kinnitage turvavööd ja valmistuge maandumiseks või õhku tõusmiseks. Jutumärgid kinni, taandrida. See käib nii. Pärast otsekõnet samalt realt tekst iial ei jätku, tegime taandrea, me tõuseme kõrgema teadvuse poole ja maandume tõesse. Väga hea marsruut. Uus rida, uus lause algab sõnaga järgnev. Sest ühest küljest küll eelmine lause võib käia kokku sõnaga see. Parem on järgnev, sest järgnev käib kokku
sellega, nii on. Järgnev on väga lihtne ja uskumatult võimas väike vaimne praktika. Mida teha? Antud juhul mitte ärrituda. Mind isiklikult ärritab ajamäärusel järel puuduv käändelõpp. Igal õhtul, tuleval nädalal, järgmisel suvel. Niisiis igal õhtul enne magama minekut võta oma kujuteldav klaas ja täida see tänulikkusega. Kuidas täita? Valjusti või, ja me pikendame sõna, endamisi. Valjusti või endamisi hakka tänama kõige eest, mis päeva jooksul, parem sõna kui oli, mis ei ole vale, aga parem on, toimus. Kõige eest, mis päeva jooksul toimus, kõigepealt suure ja ilmse eest. Jutumärgid algavad alt. Tänan katuse eest pea kohal. Maitsva õhtusöögi ühildub ainsuses. Maitsva õhtusöögi eest, lähedaste eest ja lause lõpus on hüüumärk. Aitäh, jah. Enne jutumärkide sulgumist. Õhtusöögi eest, lähedaste eest, hüüumärk, jutumärgid kinni. Seejärel väikeste. Üks ääretult hea raamat, mida soovitan, on Arundhati Roy, Väikeste asjade jumal. Seejärel väikeste, igal juhul siis mitmuses, asjade eest, jutumärgid alla. Tänan ilusa ilma eest, lume eest, udu eest tänan ka. Meeldiva muusika eest, mida kuulsin, võõra inimese naeratuse eest bussis või tänaval. Hüüumärk, seesugused tänamised on hüüdlaused. Ja hüüumärk on enne jutumärkide sulgumist, mis järel tuleb taandrida. Nii. Taandrida ja siis kõige raskem. Kõige raskema eest ei ole päris hea lause. Me saame mõttest aru, aga tõmbame maha sõna eest. Ja siis kõige raskem. Jutumärgid alla. Tänan õppetunni eest, mille mulle andis see keeruline olukord. Hüüumärk, sest see on tänamine. Tänan jõu eest, mille leidsin endas, et sellega toime tulla. Hüüumärk, jutumärgid kinni pärast hüüumärki. Korras. Mis juhtub? Sa tõstad sõna otseses mõttes 5 minutiga enne magama minekut või praegu kohe. Vibratsioonid on täiesti reaalne nähtus, mõõdetav ja puha. Ehk siis võtame siit jutumärgid üldse ära. Vibratsioonid kogu oma päevast. Ja eriti hea on veel öelda vibratsioone. Kui me tõstame vibratsioonid, siis on alatiseks tehtud. Kui me tõstame vibratsioone, siis me seda teeme ja teeme ja teeme ja valmis ei saa ja ei saagi. Me tõstame. Vibratsioone. Sa programmeerid ümber oma taju, õpetades aju otsima mitte probleeme, vaid armastatud väljend on lahendusi, aga antud trikid, nipid peavad silmas sõna ande asemel kingitusi,
meil on sõna anne, anded, meil on sõna and, annid ja annid on kingitused. Siis on üheselt selge, et me otsime kingitusi, mida me oleme saanud. Ja sa jääd magama täidetuse ja rahu tundega sees. Sees ei olegi vaja. Tõmbame maha. Kas sina oled selle tunde sees või tunne on sinu sees? Kuidas sa just tunned, igatahes sõna sees ei ole vaja. Järgmise lause alguses ei ole vaja ja, sest meil on siin olnud järjest ja siis. Ja sa. Nüüd ei ole ja, vaid lause läheb täiega peale mida suure M-iga, nagu metroo. Mida me kiirgame, seda me ka ligi tõmbame. Ma tahan, et mitte endale, vaid meile, siis lisame siia vahele sõna ma tahan sulle meelde tuletada, et me oleme oma reaalsuse kaasloojad. Lause jätkub kooloniga. Kaasloojad koolon, et maha ja paneb sama lause täiega jaama poole. Oma reaalsuse kaasloojad koolon, meie sisemine seisund, see on see pintsel, millega me maalime oma elupilti või pildi. Kui me maalime pilti, siis me maalime ja kui me maalime pildi, siis on ta valmis. Miks maalime? Sest pintsliga kirjutatakse oriendis hieroglüüfe Hiinas, Jaapanis, aga meie seni veel kirjutame pliiatsiga ja pintsliga maalime. Oleme üksteisele toeks ja meeldetuletuseks, et iga inimese sees on terve universum, mis on valmis, kasutame mitmust, mis on valmis imedeks. Universum, mis on valmis imedeks, on jah. Ime ilusat neljapäeva.